See jääb ajalukku kui ajaloo suurim trollimine. Ja muidugi räägime me WNBA-st ja sellest mehest. Tema nimi on Enes, ta on NBA mängija, ta on umbes 2 meetrit pikk ja pärit Türgist või midagi sellist. Ja ta on otsustanud ise seista nende naiste eest, kes on vastu transnaistele, kes tulevad nende spordialale mängima. Üllatus, üllatus. Ja ta on teinud seda väites, et ta on naine ja et ta läheb WNBA drafti. Aga asi on muutunud veelgi vastuolulisemaks, sest ta visati just välja NBA topeltmängult, kandes seda särki. Naine, täiskasvanu inimene, naissoost. Ja loomulikult ei toimu siin mingit tögamist. Vaatame, mis üritusel tegelikult juhtus ja analüüsime kogu lugu. See on imeline. Nii et Candace Freedom visati just WNBA mängult välja, kui Chicago Sky mängija üritas temaga kakelda. Väljaku ääres. Ja vahetult enne pausi oli selline olukord Wind Trust Arenal, kui Natasha Cloud selle korvi viskas, tahtis ta, et tema hääl kostuks. Oleme rääkinud vestlustest, mis käivad WNBA ümber. Ma mõtlen, vaadake, kui te tegelikult lihtsalt vaatate tema suuruse erinevust võrreldes nende naistega, siis mõelda, et oleks okei või vastuvõetav, et selline mees võistleb. Aga kuulge, ta ei peatu siin. Sellest on saanud täiesti omaette asi. Ja kui ma ütlen täiesti omaette asi, siis ma mõtlen tõesti täiesti omaette asi. Olgu, siin on see üritus veel kord, lihtsalt, et te teaksite. Natasha Cloud. Ja vahetult enne pausi oli selline olukord Wind Trust Arenal. Pärast seda, kui Natasha Cloud selle korvi viskas, soovis ta, et tema hääl oleks kuuldav. Okei, vihane. See naine on vihane ja nad eemaldavad ning sõna otseses mõttes eemaldavad enese mängust, eks vabanevad temast. Nad lükkavad ta välja. Ja siin on intervjuu, mille ta just hiljuti selle teema kohta andis ja ma tahan olla väga selge. Enes ei tee seda tähelepanu saamiseks. Ta teeb seda selleks, et seista WNBA naiste eest, kes tahavad lihtsalt võistelda naistega. Ja ta toob välja väga lihtsa mõtte. Miks on üldse vaja NBA-d ja WNBA-d, kui lubate transnaistel WNBA-s võistelda? Tehke lihtsalt üks spordiala ja kõik võistleme koos. Ma mõtlen, mis vahe seal siis on, eks? Ja WNBA ei tea tegelikult, mida selle olukorraga peale hakata. Nii otsekohesed kui võimalik. Ma esitan sulle küsimuse, millele ma arvan, et kõik Ameerikas, tegelikult kogu maailmas, tahaksid vastust saada. Kas sa oled naine? Järgmisel kevadel ma kasutan oma andeid ja liitun WNBA-ga. Aga sellega võtad sa ühelt naiselt võimaluse ära. Nende reeglite järgi, kui ma astun sellele väljakule ja samastun naisena, siis mul on lubatud mängida ja ma olen valmis mängima. Need on reeglid, mille nemad lõid. Ja olgu see sulle meeltmööda või mitte, nii see on. Mine siis, nii ongi. See ongi see trollimise hetk. Ta on tegelikult ise öelnud, et see ei ole trollimine ja see ongi see sündmus, mis sellele eelnes. Inimesed ei ole temaga väga rahul. Aga jällegi, ta lihtsalt üritab midagi tõestada. Nimelt seda, et kui ma kuulutan end naiseks, ei tee see minust veel naist. Ja see, et teie kõik näete bioloogilisi erinevusi, ei tee seda olukorda vähem absurdseks. Ma ei puutu teda, ma lihtsalt ütlen, persse sinuga, sa olid liigas hale. You were sorry in the league. Sorry, yeah. You were sorry in the league. You were sorry in the league. You wouldn't even do good in this league. You sorry. You ain't good here. Ma tõesti usun, et see peab olema üks ajaloo kõige hämmastavamaid poliitilise trollimise hetki. Sest sellega, mida ta siin üksinda teeb, tõestab ta kõike seda, mida transvastane liikumine spordis on kogu aeg väitnud. Ta kirjutab siin. Alati on naised, kes vihkavad teisi naisi. Siin ta on, kannab seda särki, seisab mängul naiste tualeti ees, jälle see särk seljas. Siin ta on aastal 2027 WNBA uue näona. Minu esimene eesmärk on julgustada iga mängijat ja iga treenerit seisma riigi hümni ajal käsi südame kohal. Ma olen üsna kindel, et mulle meeldib see, sest see kõik on seotud isamaalisusega. Tuleta kõigile meelde, et me oleme Ameerika poolt, me usume Ameerikasse, me usume naiste ja meeste sporti ning me ei pea uskuma kõiki neid ideoloogilisi moonutusi, mis on lihtsalt tavaliseks saanud. Aga asi on selles, ma ei tea, kas ta on endiselt NBA-s või on tema aeg NBA-s möödas. Ma peaksin ilmselt selle kohta uurima ja välja selgitama. Aga see mees paneb sellega palju kaalule. Väga palju kaalule. Loomulikult on sellest saanud tähelepanuaktsioon ja nüüd saab temast antitranspordi liikumise nägu. Ja ma arvan, et see on imeline. Tubli, ta väärib seda. Ta on tõesti palju ära teinud. Aga samas võib see tähendada, et iga grupp, kes kardab politiseerimist, ei taha temaga tegemist teha, ei brändilepingute ega mängudega.
ma ei tea, kas ta saab pärast seda kunagi NBA-sse tagasi tulla, kas nad võtavad ta vastu, see pole selge ja ta on otsustanud naisi täielikult kaitsta ja mulle see väga meeldib. Mulle meeldib, kui mees seisab naiste õiguste eest, sest just need samad mehed, mitte tema, vaid mehed väidavad, et on naisi, kes püüavad neid õigusi naistelt ära võtta. Ja päeva lõpuks on nad püüdnud kogu transnaiste liikumise teha transõiguste teemaks, transõigused, aga see on täielik ja otsene naiste õiguste rikkumine. Ja just mehed saavad ja peaksid seisma naiste õiguste eest, samuti muidugi ka naised ise. Aga on ilus näha, kui mehed ütlevad, me teame, et meie ülesanne on neid naisi kaitsta. Meie oleme head oma spordialadel, nemad on head oma spordialadel, las neil see olla, hoiame neid lihtsalt turvaliselt. Ja ta teeb selle nimel nii palju head. Ma mõtlen, vaadake seda. Nüüd kuulake mind väga hoolikalt. Siiani olen rääkinud 2 endise NBA mängija, 3 G-liiga mängija ja 3 Euroopa mängijaga. Nad kõik on öelnud, et kui WNBA ei muuda reegleid, oleme valmis liituma selle liikumisega ning kaalume naistena avalikuks tulemist ja oma nimede ülesandmist 2027. aasta WNBA drafti. Kuula mind. NBA G-liiga maksab mängijatele $45,000 aastas. Samal ajal kui WNBA tippmängijad teenivad $1,4 miljonit. Need mehed võiksid teenida aastas lisaks $1,355,000 lihtsalt naistena identifitseerides. Reeglid on reeglid. Ta ei tagane, see mees ei tagane. Sa oled potentsiaalselt loonud liikumise alguse. Teised võivad potentsiaalselt sinu eeskuju järgida. mis on sinu nõuanne? Tead, on tore, et ma olen teerajaja, aga ma tahan ühe asja väga selgeks teha. Ma arvan, et see, mille eest mina ja minu kampaania seisame, on erinev sellest, mida ükski teine mängija teeb. Nagu ma olen varem öelnud, ma ei ole siin selleks, et ühtegi gruppi ega kellegi isiklikke otsuseid pilgata, naeruvääristada või mitte austada. See, mida ma teen, on suurem kui lihtsalt klikkida ja tähelepanu saamine. Ma ei taha, et see kõik muutuks naerualuseks ja pilkeobjektiks. Ma tahan, et inimesed võtaksid meie sõnumit tõsiselt. Seetõttu tahan ma ühe asja väga selgeks teha. Ma ei ole seotud ühegi teise mängija ega nende tegemistega. Seda sõnumit tuleb võtta tõsisemalt. Okei, ma mõtlen, ta tõesti ei anna alla. Ja siin ta kirjutab. Mul on üks idee. Miks mitte lihtsalt ühendada NBA ja WNBA? Kui bioloogia enam ei loe, siis miks üldse eraldi liigad? Reglid on reglid. Iga peadirektor, WNBA juhataja, WNBA komissar saadavad sõnumeid igale peadirektorile ja nad ikka veel üritavad aru saada, mis on naine. Ja neil on tegelikult sel nädalal koosolek, see on kestnud juba 30 aastat. Mõtle, kui lugupidamatu see on. See väide kõigi nende mängijate suhtes, kes on selle liiga ajaloos tegelikult mänginud. Nii et kui nad ei suuda määratleda, mis on naine, Ma mõtlen, kui nad ei suuda seda määratleda, siis neil on õigus. Neid on ülemkohtu kohtunik, sest ta ei tea, mis naine on. See on muide suurepärane intervjuu, ma soovitan seda kõigile. Muide, see on Enes, ta kirjutab, las üleminek WNBA-sse algab, las vabadus mängib. Ma mõtlen, see ei ole see mees, kellega naine tahaks võistelda. Ja jälle, siin ta on, kuulutades end WNBA drafti kandidaadiks. nüüd on see ametlik, ma just kuulutasin end 2027 aasta WNBA drafti kandidaadiks aprillis. Liitu minuga sellel teekonnal. Investeeri naistesse, maksa naistele, palka naisi. Latest Cantor Freedom otsustas, et ta kandideerib WNBA-s. Praegu ei keela WNBA meestel, kes samastuvad naistena, liigas mängimist. Valitseks WNBA-d ilma silmagi pilgutamata. WNBA ajaloo number 1 talent. Ta ei tee nalja, kutid. Ta ei tee jälle nalja. Siin teda saadetakse ürituselt välja, sest naised said tema peale vihaseks. Vaadake, kui pikk ta on. Vaadake, kui hiiglaslik ta on. Ta on tõesti imeline mees, et ta seda teeb. Ta on kõik kaalule pannud. Mina olen igati poolt. Siin on kogu intervjuu. Te võite seda ise vaadata. Lihtsalt räägin siin sellest, et ta kaitseb naisi. Ja ma pean ütlema, et kui ta tõesti WNBA-s mängima hakkab, muudab see mängu täielikult. Kas kujutate ette? Mitte ainult vaataja numbreid, vaid kujutage ette teda ja Sophie Cunninghamit koos mängimas oma rivaalide vastu. See hävitab kõik. Ja nagu ta ütleb, see on piinlik ja alandav kõigi nende naiste suhtes, kes on mänginud. WNBA ei tea isegi, mis on naise definitsioon. Tõsiselt inimesed, saage aru.
see ei ole mees, kes identifitseerib end naisena, see ongi kõik. Punkt. Lihtne, selge, mitte keeruline. Kui sa hoolid nii väga transinimeste õigustest, siis tehke neile transinimeste liiga ja las nad mängivad omavahel. Ma ei tea, kas keegi seda vaataks ja ilmselt pole see hea rahaline otsus, aga kunagi ei tea. Las nad olla, aga ärge hävitage naiste õigusi oma woke ideoloogiate pärast ja Ennis panustab sellele täielikult. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.